Tervist GP austajad. Tervitus, parlamendi GP ehk Grünthal ja Puustusmaa on jällegi teie ees. Just nii ta on. Tänasel päeval, mis on ilus neljapäevane päev, kus me saame rääkida nii olevikust kui ka tulevikust ettevaatavalt ja muidugi kõigepealt ikkagi me meenutame, et täna on 10. veebruar, hoolimata sellest, mis ajal te seda vaatate, kas täna õhtul, homme hommikul või ülehomme päeval või mingil muul ajal, täna on 10. veebruar. Ja täna on eriline päev sellepärast, et tänasel päeval on sündinud kuulus Eesti kindral Põder, Ernst Põder, kes sündis 143 aastat tagasi 1879. aastal. Ja tead, miks pärast Põder on eriline kuju? Noh, räägi. Sellepärast, et ta oli esimene Eesti Vabariigi kindral. Ja loomulikult on ta Vabaduse Risti kavaler, kõige kõrgem Vabaduse Risti kavaler, esimene järk ja esimene klass. Ja Põteri puhul on veel see äge asi, et ta on sügav Eesti mees, täiesti tugevalt parempoolne vabariigi ees seisja, kes on olnud ka Eesti sõjavägede ülemjuhataja staatuses Vabadussõja ajal. Ja muideks, ta on vene aadlik. Sellepärast, et ta lõpetas ja ta sai oma ohvitseri kraadi Vene armees olles esimese maailmasõja ajal ja ta jõudis sellisesse kraadi, mis andis talle aadli, päritava aadli, kuidas seda öeldakse, staatuse. Aga mina ütleks nüüd vahele, kuna siin Paul siin oma teadmistega hiilgab, ma küsiks su käest, hea Paul, et räägi mulle, milline tähtis sündmus toimus täpselt tänasel kuupäeval ehk siis 10. veebruaril aastal 2008 Jõgeval. Kas äkki Lenini kuju ei viidud ära? Ei. Ja selleks, et mitte sellist piinlikku momenti tekitada, nii nagu sa tekitasid minu osas, siis ma pean avama ka selle tausta. Asi selles, et Jõgeval avati aastal 2008 pärast 15 aastast vaheaega taas kino. Ja esimene seanss uues kinos toimus siis hommikul või päeval, õigem lõunaaeg kell 12 ja esimese filmina näidati Eesti animafilmi Leiutaja küla Lotte. Vaat selline huvitav seik siis nii-öelda 10. veebruarist, küll aga aastal 2008. Niisiis on täna üpriski huvitav päev ja täpselt see päev, millega me saame anda tagasivaate toimunule ja ettevaate toimuvale. Kuna ma juba oma teadmistega hiilgama hakkasin, siis ma tahaks tuua veel välja ühe olulise ja maailma mastaabis väga tähtsa teate. Mitte teate, aga ütleme sellise ajaloolise märgisõna. Aastal 2009 toimus avarii. Aga küsimus ei ole mitte sellest liiklusavariis, mida me siin igapäevaselt ütleme Eesti liikluses toimub. Küll aga toimus 2009. aastal satelliitide kokkupõrge. Ja see oli siis ka esimene kokkupõrge kosmoses, see toimus siis 800 kilomeetri kõrgusel Siberis ja kokku põrkasid siis Venemaa tegevuse lõpetanud satelliit ja Ameerika Ühendriikide erafirma Sidesatelliit ja see oli siis esimene satelliitide kokkupõrge kosmoses. Nii et 10. veebruar on siis see päev, kus me loeme siis kosmoseajastu esimese avarii aastapäevaks, siis võib ka täna öelda. See on vägev ju. See on väga vägev. Aga samas, see on siis selle päeva iseloomustamiseks, aga kui me nüüd võtame seda pidi, et me tavapäraselt, ennem kui me alustame parlamendiparteide järgneva võidujooksuga ja võidujooksu muidugi väga, väga oluline seepärast, et ainult aasta on jäänud valimisteni, nii et see võidujooksu on järjest suurema hoo sisse. Aga enne kui selle võidujooksu juurde jääme ja ettevaate juurde jõuame, hoiatuste juurde, ütleme siis, me vaatame korraks viskan pilguga nagu tavapäraselt tagasi ja mina küsin su käest, et hea Kalle, ole nüüd mõnus ja räägi sulle või räägi mulle, räägi vaatajatele, räägi kõikidele, mis on sinu jaoks eelmisest nädalast või siis veel jooksvast nädalast nii-öelda kõige rohkem meelde jäänud või tähelepanu köitnud? Minu jaoks personaalselt oli muidugi kõige märgilisem sündmus oli ikkagi möödunud neljapäev, kui Eestis toimus siis kaks meeleavaldust. Üks neist oli registreeritud, mis toimus siis tavapäraselt Stenbocki maja ees ja mille organiseerijaks ja peaettevõtjaks oli siis Varro Vooglaid.
ja samal ajal käivitus ka Kanada konvoi 2022 eeskujul siis ka Eestis autode konvoi. Teatavasti ju Kanadas, kui mitte siis tuhanded ja kümned tuhanded autod otsustasid sõita siis Kanada pealinna Ottavasse, et nõuda siis peaministri tagasiastumist ja selle konvoi eeskujul siis otsustasid ka eestlased teha analoogse konvoi ja tulla siis Tallinnasse, et nõuda samuti siis meie peaminister Kaja Kallase tagasiastumist. Oota, aga siin on nüüd see asi, et kõik on väga õige ja ma ei hakka seda ümber lükkama, aga sa räägid nüüd eelmisest nädalast, aga me peaksime jooksva nädala juures olema. Kusjuures muidugi. Aga ma ei, no sa küsisid, mis mul oli eelmine nädal kõige tähtsam asi. Ma vist äkki ise eksisin, aga me vaataksime jooksvat nädalat, aga muidugi. Aga oota, Paul, aga ma siiski, sorry, ma tahaks ikkagi ühe märgi ära tuua. Kui ütleme siin Eesti konvoi puhul toimus selline asi, et politsei otsustas siis blokeerida seda põhiseadusliku korra alusel kokku tulevat konvoid ehk siis meeleavaldust kõikide võimalike vahenditega, kasutas jällegi jõudemonstratsiooni, kus rahuliku rahva kallale kasutati ka erivahendid ehk siis koeri, valmis olid ka pandi inimesi käeraudadesse, ühte inimest vähemalt kindlasti, siis Kanadas on siiamaani veoautod kohal ja blokeerivad linna. Ja nüüd on Kanada politsei või julgeolekujõud on võtnud vastu huvitav otsuse, et inimestel keelatakse viia nendele meeleavaldajatele nii kütust kui ka toitu, kusjuures kütuse toomine teatavasti käib siis kanistritega ja vastuseks sellele siis läksid tuhanded inimesed tänavale kütusekanistritega kõndima. Nii et tegelikult see märk, mis tuli Kanadast, on andnud signaali kogu maailmale ja ma ei hakka siin, teate ju kindlasti, et ka Soomes on täpselt samasugused asjad ja Šveitsis ja Saksamaal, nii et see protestivaim levib. Aga Paul, ma tahan su käest küsida ühe asja. Ütle mulle, minu jaoks on kummaline see, et miks sellised protestid ja protsessid toimuvad üheaegselt üle kogu maailma. Kas sellel on mingi märgiline tähendus või miks seda tehakse? Ma usun, et see on nagu vabaduse lõhk esile kerkimine suurest tumedast liberaalsest minevikust, ehk sellega tuuakse välja meie värsked mõtted, soovid ja ootused ja mis ei ole mitte ainult meie rahva seas, mis on ka teiste rahvaste seas olemas, nii et selles on olemas oma point, aga tegelikult loomulikult, kui nüüd iroonia välja jätta, siis ma olen täiesti veendunud, et rahvas on ikka üdini väsinud nendest arututest piirangutest ja eks see on põhjus, miks pärast need protsessid ka välja tulevad. Ma ei vaidle sulle vastu, aga minu hinnangul on ka põhjus veel selles, et kuigi siin on, ütleme, juba ammu kirjeldatud meedia kaudu, sotsiaalmeedia kaudu neid protsesse, et siin tahetakse kehtestada ülemaailmne korra muutus ja kõik sellesse valdkonda kuuluma, ei hakka sellest pikemalt rääkida, aga nüüd tänasel päeval paistab, et neid plaane on ikkagi hakatud ellu viima, sellepärast, et ega siis muidu maailmas rahvas korraga kõik üles ei tõuse. Inimkond kaitseb ennast. Ja, aga muidugi huvitav kokkupuude on veel selles, et kui me juba oleme selle tegelikult eelmise nädala juures, kuigi me peaksime jooksvat nädalat vaatama ja me rääkisime demonstratsioonist, siis see eelmise nädala rahva meelsuse avalduste Raivo Aeg nimetas riigivastaseks tegevuseks. Oli ju nii? Oli. Ja mis on veel seos selle nädalaga, ehk siis jooksva nädalaga, mis näitab, et kõik on tegelikult ka õige, on see, et ega ju sest meeleavaldused pole lõppenud, ka täna toimusid. Ja minule teada, et kui mina käisin eelmise nädala seal, siis nüüd tänase neljapäeval mina ei käinud, aga sina vist olid kohal? Mina käisin kohal ja põhjus oli väga lihtne selleks, et ma soovisin samuti meelt avaldada ja samuti ka selleks, et tuua välja viimased arengud, mismoodi on siis peavoolumeedia kajastanud kogu seda neljapäeval toimunud meeleavaldust. Ma arvan, et ei ole mingit kahtlust, et kõik on tähele pannud, et kogu süüdistus käib rahva pihta ja leitakse, politsei käitus õigesti, täpselt nii, nagu sa, hea Paul, praegu ütlesid, et Raivo Aeg ütles, et see on rünnak riigi vastu. Ei olnud riigi vastu rünnak. See oli
põhiseadusliku korra kõrgema võimu rahva tegevus oma õiguste kaitseks ja siin ei saa olla mingit seost ei riigiga ega ka Kaja Kallasega. Küll aga peab Kaja Kallas aru saama sellest, et praegune tema valitsuse tegevus on see, mis kammitseb ja saadab riigi sisuliselt hukatusse iga päevaga, millal ta on võimu juures. Ja tegelikult on veel oluline ka, kus tuleb vahet teha, on see, et juhul kui rahvas või siis suur osa või väga suur osa rahvast, kui nemad ei ole rahul valitsuse tegevusega, siis see ei tähenda, et ei olda rahul riigiga. Riik ja valitsus on ikkagi teatud vahele tõsta, valitsused tulevad, lähevad, riik on üks ja jääb. Ja see riik on rahvariik ja selle eest peab kogu rahvas seisma. Ja ka need inimesed, kes on selle meeleavaldusel, ka nemad on meie enda rahvas ja seisavad meie enda kõrgema võimu õiguste eest. Aga mulle tundub, et kui Raivo Aeg seda ütles, et see oli rünnak riigi vastu, siis tegelikult on ju osutub tõeks ka see sama lause, mida Mart Helme ütles infotunnis, et Kaja Kallas, riik, see ei ole mitte sina, vaid riik on ikkagi midagi muud. Ja põhimõtteliselt ta samastas ju Kaja Kallase riigi definitsiooniga, aga nagu sa tead, kes see oli see Prantsuse kuningas Louis, kes ütles, et riik see olen mina ja tundub, et see väljend on siis Kaja Kallasele hirmsasti meeldima hakanud. Ja, aga nüüd veel selle nädala sees, ja ma räägin jooksvast nädalast, tõesti need demonstratsioonid on nüüd käinud läbivalt mitme nädala jooksul ja pikemalt kui mitme nädala jooksul, me räägime siin kuudest juba. Siis tegelikult on ka meil parlamendis toimunud töö möödunud nädalal ja siin on ka midagi ühtkomadist ehk meelde jäänud. Ma võin öelda, et see, mis me ettevaatane tegime eelmises GP-s, see on sisuliselt läks kõik nii, nagu me arvasime, üllatusi seda korda ei olnud. Ma pean silmas selles mõttes üllatusi, et ei toimunud umbusaldusavaldust Kaja Kallasele või mis on alati õhus olnud väga pikka aega, siis see nädal see õhus ei olnud. Küll aga tiiles siis see nädal, vähemalt minul on see meelde jäänud väga tugevalt 2-3 teema ümber. Üheks teemaks loomulikult oli Ukraina asjad. Nagu te mäletate ka eelmises saates, siis need järelpärimisi oli terve rida ja siis see toimus nii, et Kaja Kallas pidi vastama järelpärimistele ja pidi siis näitama seda, et kuidas Toomas Hendrik Ilves vist ütles, et Kaja Kallas on kõige parem välisspetsialist või kuidas see oli, ütleme jah. Välisteadmistega ma ei suuda nii tarka definitsiooni, nagu Toomas Hendrik on suutnud välja mõelda. Ma ei tea, mis olekust oli ta purjus või kaine, aga ta suutis midagi väga huvitavat konstrueerida. Aga mul tuleb meelde siis, et ja siis kui ma välispoliitika spetsialist. Ja välispoliitika spetsialist. Ja nüüd ma tuletan meelde ühte olukorda, ma küsisin Kaja Kallase käest seda, et kuidas, et kas meil seal Euroopa Liidus on lõhe või lahknemine, et meil on 2 erinevat Euroopa Liidu poliitikat, osad peavad Venemaaga läbirääkimised, osad ei pea ja hindab see halvaks ja ma viitasin sellele, kuidas Kaja Kallas Moravetskile kas helistades või Moravetskiga rääkides, siis Poola peaminister rääkis, et ei tohi mitte mingil juhul minna läbirääkimistele, et kuidas siis selle asjaga on ja siis Kaja Kallas vastas mulle, et tegelikult ma eksin, et ega ju siis Orban ja Orban ja Macron, et nemad president ja et nemad ei käi läbirääkimistel seal, et läbirääkimisi tohi pidada, läbirääkimine on halb, et nemad peavad dialoogi. Nii, selline oli vastus mulle, aga täna muideks oli ERR-is oli suur uudis, et Euroopa Liit peab läbirääkimisi. Nii et selline on. Paul Puustusmaa. Suur tänu, hea juhataja, austatud peaminister. Minu küsimus puudutab ka loomulikult Ukrainat ja seal toimuvat, kui natukene tagasi minevalt selle eelmise küsimuse juurde, sellepärast, et eks ta ole seotud kõiki pidi. Ja te rõhutasite seda, et me ei tohiks astuda lõksu, läbirääkimiste lõksu. Me rääkisime sellest, et samal ajal läbirääkimisi peetakse. Näiteid sai toodud, et Macron, kes on muuseas ju Euroopa Liidu eesistuja, Venemaaga plaanib läbirääkimisi, käis seal Ungari peaminister Orban. Moravetskiga rääkisite te 2 päeva tagasi, ütlesite mitte mingil juhul ei tohiks meie sinna lõksu laskuda, kuhu on siis laskunud Macron ja
ja Orban, et kas siit võib nagu järeldada, et selles väga keerulises poliitilises olukorras, kus sõda koputab ukse peale, on Euroopa Liit väga lõhenenud, katki ja just nagu on kaks eraldi poliitikat Euroopa Liidu osades siis on läbirääkimiste poliitika ja osades on mitte läbirääkimiste poliitika, Aitäh! Esiteks, Venemaa väga sooviks, et Euroopa Liit ja NATO oleksid lõhestunud, et ma ei näe, et me oleme ja see on olnud Venemaale selline negatiivne üllatus. Ei peeta läbirääkimisi, vaid peetakse dialoogi ja seal on vahe. Et läbirääkimised on millegi üle, aga dialoog on lihtsalt kahekõne, mida saab ikka pidada. Et seda dialoogi erinevad liikmesriigid ka peavad. Jällegi ma tahan... Aga ma tahaksin ühe asja veel ära öelda, et kiita rahvast, sest ütleme, see meeleavaldus, kus te seal väljendasite oma meelsust praeguse valitsuse suhtes, on avaldanud mõju. Kui te nüüd ütleme viitsite vaadata järgi selle kolmapäeva infotundi, siis te näete, milline katastroofiline muudatus on toimunud Kaja Kallase esinemises. Ta oli absoluutselt närviline. Ta paiskas välja lauseid, hakkas teisi süüdistama, kasutas seal teismeliste plikade kõnepruuki Riigikogu saalis, kus ta ütles, halloo, no ma tean, et ega minu suu ka vist eriti väga niimoodi ei hellita, aga mina olen mina ja mina ei ole ju peaminister ja mul on natukene kergem, ütleme see keelekasutus lubatud, et teie tegevuse tõttu on Kaja Kallas minu hinnangul igatahes väga tugevalt endast välja viidud ja täpselt samasugust olekut näitas tegelikult ka siseminister Kristian Jaani, kes alati on ka sõbralik, rahulik olnud ja kõiki asju püüdnud rääkida, aga tema oli äärmiselt ärritatud. Nii et vaadake, te saate suurepärased elamused sealt. Nii, ja kas midagi seadusandluse kohta on veel täiendavad öelda jooksvast nädalast? Sihukest, mis hakkas väga silma. Muideks see päris äge oli see ka, kus see kirikute ja mis seadus sellise 519. Võrdõiguslikkuse kirikute koguduse seadus. Jah, selle muutmine seal ikka läks vahvalt emotsionaalseks see asi. Ja minu meelest suurepärase kõne pidas ka Martin Helme selles osas, kus ta ütles, et kui nii-öelda siis seda liberaalset demagoogiat ja õigust ei ole võimalik tuua avalikult sisse, et legaliseerida ka siis nii-öelda samasooliste abielu, siis seda tahetakse tuua nüüd tagaukse kaudu, et kujutage ette isegi, minu meelest oli Keskerakonna saadikud vähemalt nurgatagustes vestlustes väitsid, et neile see ei meeldi, aga eks siis ikkagi parteipoliitika on ikka kõige kõrgem ja kõik tõstsid vapralt kätt, kui EKRE tegi ettepaneku see eelnõu tagasi lükata. Jah, et nii see on, et praegu meil iga nädal peaaegu tuleb sisse mingid erilisi seaduse eelnõusid, kus kuskile ridade vahele või kolmandajärgulistesse normidesse on peidetud selliseid õigusnorme, millise kõik sisuliselt teevad kooseluseaduse puuduvad rakendusakte tasa, ehk siis siluvad teed selle jaoks ja selles osas on meie vastupanu siin süvenenud ja me oleme järjest käivitanud erinevaid obstruktsioonikavasid ja ka ellu neid viinud selleks, et selliseid alatut tegevust liberaalide poolt takistada. Nüüd sa, Paul, ütleme, me oleme siin tühja juttu ajanud, mitte päris tühja juttu, aga nii-öelda informatiivset juttu ajanud siin päris tükk aega ja me oleme märkamatult kulutanud ära päris suure osa oma nii-öelda selle saate ajas, nii et äkki, kui sa ei ole vastu, juhatad selle sisse selle Riigikogu täiskogu 7. istungijärgu 5. töönädala ettevaatava programmi. Tead, Bogoslovski on kunagi öelnud sellised sõnad, et kuidas talle meeldib kompositsioon või sümbioos sellest, kus meeldiv on ühendatud kasutuga. Nii et see... Kasutu või kasulikuga? Kasutuga. Meeldib kasutuga. Nii et nende Bogoslovski sõnadega ma tegelikult viin sisse nüüd siis algava nädala. Aga algav nädal, see on teisipäeval, 14. esmaspäev hakkab, Paul, esmaspäev 14. veebruar algab, see on 5. töönädal, Riigikogu täiskogu 7. istungjärgu 5. töönädal. Ja nagu ikka, kallid sõbrad, algab see esmaspäevasel päeval
arutu hulgaga arupärimistest. Ei no me peame aru pärima, sellepärast meil on mõistetamatu, kuidas niisuguseid jamasid vastu võetakse või tegevust teostatakse, nagu Kaja Kallase valitsuse oma poliitikat teostab. Tead, kui arvestades sellega, et esitatud arupärimistele me saame sedalaadseid väga ümaraid ja kummalisi vastuseid ja tihti, mida üldse vastuseid, eriti infotund on selles suhtes midagi väga iseloomulik, siis mulle tundub, et pole välistatud, et neid arupärimiste hulk hakkab kasvama ja kirjalike arupärimiste, suuliste arupärimiste, küsimuste hulk hakkab kasvama, et lõppkokkuvõttes. Paul, sa rääkisid suure saladuse välja. Mis mõttes saladuse? Sellepärast, et meil on plaanis ju hakata nüüd iganädalaselt esitama arupärimisi selleks, et üritada sellega takistada totakate ja Euroopa direktiivide vastuvõtmist. No ühesõnaga, meil on esmaspäeval palju huvitavaid arupärimisi. Kokku meil esmaspäeval 5 arupärimist, millest loomulikult on suurem osa tuleb konservatiivide saadikutelt või konservatiivse maailmavaatega saadikutelt, samuti ka parempoolsetelt Isamaalt neid ja need on nüüd jagunud 2 gruppi. Ühelt poolt on see, mis räägib energiast ja teised on see, mis räägib julgeolekust ja haridusest. Põhimõtteliselt on nii, et esimene arupärimine, mis on siis rahvuskonservatiivide poolt esitatud ja millele peab vastama siis Kaja Kallas siin esmaspäeval. See käsitleb energiaarvete hüvitamist. Ja siin on nüüd see, et see arupärimine ise. Muide, Paul Puustusmaa palub ka seal, et talle antakse aru. Ja mõte oli siis selles, et algselt see riigipoolne initsiatiiv, millega, see on riigipoolne initsiatiiv, aga no okei. Riik proovis leevenda energiahinna tõusust tulenevaid probleeme, siis see hüvitamise kord oli üle mõistuse keeruline, üle mõistuse arusaamatu ja nagu ikka liiga hilja, liiga vähe. Ta ei jõudnud ka nendele, kel teda vaja on tegelikult. Jah, seal on issand, kui seal meediast lugeda ja sotsiaalmeediast, mis sellega kaasles, siis see on muidugi pöörane, isegi võiks olla naljaks, kui see poleks õnnetu. Nüüd muidugi riik on teinud teatavaid positiivseid muudatusi, on lihtsustatud seda korda, nüüd enam inimestel nii palju vaeva ei ole. Muidugi, mis ei tähenda seda, et mingit toetust oleks saanud, ütleme, juriidilised isikud või kasu, seda nad ei olegi saanud, aga no see selleks. Ja kuigi nüüd selles mõttes see esitatud arupärimine on natukene paatatud uksevahet sisse ronimine, on ikkagi ta meile vajalik ja eks me siin ka lisaküsimustega toetame seda, nii et kiusame natukene õiglaste küsimustega siis peaminister Kaja Kallast, et kuidas nendele elektriarvete hüvitamisega siis asjalood on. Aga see ei ole ainult järelpärimine, meil on veel neid arupärimisi. Ma paneks ka ühe kommentaari. Ja, ka noh, küsimus on praegu selles, et kogu see energiaarvete hüvitamine ja see poliitika, mismoodi seda tahetakse teha alguses peale ja nüüd väikeste muudatustega meenutab mulle kangesti seda olukorda, kust inimene on kukkunud ülekäärja porilompi ja selleks, et siis nii-öelda natukene kuiv olla, siis tõstetakse tal üksi algselt porilombist välja ja ütles, et vaata, näed, varbad on jälle kuivad. Jah, aga nüüd järgmine arupärimine käsitleb tegelikult meil nüüd julgeoleku küsimust. See on see personalikadu meie riigikaitsest ja selle arupärimise oled alla kirjutanud sina muideks. Jaa, nii et, Paul ka. Jaa, et personalikadu, see on probleem. Arvestame sellega, et meil igapäevaselt räägitakse sellest olukorrast, mis on Ukraina ümber, sõjaohust räägitakse kasvavast tonaalsuses. No, me oleme avaldanud siin arvamust, et eks siin on ka mingit laadi hirmutamisfaktorid kõvasti ees, aga hoolimata sellest kahjustada riigi huve, eriti riigi kaitsehuve, see ei ole õige ja. Noh, ma lisan siia juurde tegelikult ka selle, et see nii-öelda kaitsepoliitika, mida praegu siis kindral Herem on ajanud koos siis Kalle Laanetiga, minu meelest on väärib küll karistusseadustiku paragrahvi sellepärast, et lõpetada töölepingud ja teenistuslepingud siis isikutega, kes on olnud pühendunud oma elu kaitseväele, töötanud seal pikka aega ja nad on nüüd siis teenistusest vabastatud just selle tõttu, et nad ei ole vaktsineeritud.
ja ma ei hakka nende numbrite kohta midagi ütlema, sellepärast et see kätkeb teatud mõttel ka riigisaladust. Küll on aga sellega oluliselt kahjustatud riigi kaitsevõimet, sest seal on ka sellised spetsialistid, keda ei koolita mitte siin 1 aastaga, 2 aastaga välja, vaid kes on spetsialistiks saadaks ikkagi 5, 6, 10 aasta jooksul ja see puudujääk on ikkagi väga tõsine. Teine küsimus on see, et okei, me lasime nad lahti selleks, et säilitada siis kaitseväe vastupanuvõime ja kaitsevõime, aga lootke siis seda, et need isikud, keda on siis praegu siis vabastatud teenistuses, et need siis sõjaolukorras nii-öelda lahingusse ei kutsuta. Et nii või teisiti, oled sa vaktsineeritud või vaktsineerimata, siis oled sa ikkagi, pead olema jälle rivis ja huvitav on see, et sellel hetkel siis koroona nagu ei ole üldse tähtis. Ja võt ongi, et siin neid mõlemad arupärimisi ühendab ikkagi üks mõte, et see on seotud ka järgmise arupärimisega. Meil on olukorras, kus sõjaoht on ukse ees. Ja tegelikult, nagu ma ütlesin, et siin võib olla teatud annus hirmutamist, aga Venemaa imperiaalne poliitika on juba selline, et see hirmutamine võib tõeks osutada. Nüüd arvestades seda eelmist arupärimist, meil ikkagi tekib küsimus ja me ei ole siiamaani aru saanud, aga mis siis ikkagi saab, kui peakski puhkema sõda? Kui peakski puhkema sõda. See tähendab seda, et kas riigil on olemas selleks piisavalt adekvaatne plaan. Ja järgmine arupärimine, millega sina oled alla kirjutanud, ongi see, milles küsime riigi plaanide kohta olukorraks, või selle tegevusplaani kohta olukorraks, kui peaks Venemaal tekkima reaalne sõjaline konflikt Ukrainaga. See probleem on tõesti terav ja muidugi ka väga akuutne selles mõttes, et seda võimendatakse nii infotehnoloogilises mõttes kui ka siis materiaalses mõttes, sest näiteks USA on ju toonud Poolasse märkimisväärse arvu sõdurid selleks, et kui puhkeb sõda, siis moodustatakse, Ukrainas loetakse kuskil umbes 30 000 nende riigi kodanikku on selle moodustada koridor, mille kaudu nad saaksid siis sõja olukorrast tsoonist väljuda, sest loodetakse, et Ukrainat ei ole võimalik siin paari päevaga ära võtta ja päästa siis oma kodanikud. Samas muidugi on kriitikud öelnud, et korratakse sisuliselt Afganistani mudelit, kus siis jäädi hätta siis omade inimeste äratoomisega, aga see tegelikult näitab seda, et sellised liigutused, et asjad on natukene hapud. Ja kui ma olen rääkinud siin ka nii-öelda kohalike sõjanduspetsidega, siis nad prognoosivad ka seda, et juhul, ma rõhutan, kui see konflikt peaks eskaleeruma nii-öelda siis reaalseks sõjategevuseks, siis see peab toimuma enne, kui nii-öelda maapind hakkab sulama. Sellepärast, et ta võib siis toimuda siis ütleme sellisel perioodil, kas siin veebruari lõpupoole või siis ütleme märtsi alguse poole, kui Ukraina stepid ei ole veel nii-öelda muutunud läbimatuks porimülgasteks. Teame ju väga hästi, mis sai Hitleri armeele saatuslikuks, et tagala ei jõudnud lihtsalt järgi ja uppus ära. Jah, võt on ja me püüame need vastused saada. Kusjuures on ju huvitav, mida teeb meil liberaalne valitsus? Ta lammutab meie sisemist julgeolekut, meie vaimset turvalisust, meie riiklikku julgeolekut, nii seestpoolt kui väljaspoolt, õõnestab, uuristab, ussitab. Ja sinna jadasse läheb ka järgmine arupärimine, mis küll ei ole nüüd seotud otse sõjalise valdkonnaga, aga haridusvaldkonnaga. Ja igal juhul see lõhub meie ühiskonda ning me tahame teada, kust on tulnud selline tark mõte hakata riigi poolt soodustama väikeste koolide kinnipanemist, mis on tegelikult meie ühiskonnale niivõrd omane nähtus. See on meie järgmine arupärimise teema. Ja veel, ma tahtsin öelda seda, et tegelikult selline poliitika näitab, et praegune valitsus ehk siis Reformierakond ja Keskerakond, kes seda ideed ellu viivad, on ju tegelikult seavad inimesed fakti, et eriti maainimesed, et nad tahetakse selle valitsuse poolt maaelu välja suretada. Sellepärast, kui ei ole kohalikus külas pole kooli, siis on see üks põhjus juba, et inimesed, noorpered ei taha siin elama minna. Ja järgmine samm on juba siis ka kõik muud poed, apteegid ja kõik muud asjad ja bussiliiklus, buss nagunii ei käi. Et sisuliselt on see tegevus
hävitav maaelu edasisele arengule. Ja huvitav on veel see, et see on niivõrd kuumaks läinud küsimus. Makstakse 10 000 eurot, või palju see oli, mingisugune raha antakse, ühekordne makse antakse selle. Jah, kool kinni. Ja see on niivõrd oluline küsimus, et vähemalt opositsioonierakonna kõik pommitavad nende küsimustega. Samasuguseid või sellelaadne või ligilähedased küsimused tulevad järjest. Neid tulevad nii sotside poolt, Isamaa poolt, EKRE poolt, kõik pommitavad ja igal pool siis peavad vastama, kas siis vastavalt haridusminister või siis peaminister. Meie poolt on sama küsimus muideks ja peaministrile, aga esmaspäeval on siis see haridusministrile vastab ja see on siis sotside poolt esitatud. Aga meil on ka tegelikult ju haridusministrile ka veel. Ja, no seda enam. Ja muidugi, ühe asja mul muideks täiesti ära. Head inimesed, ja seda ma rõhutan alati, et see poliitiline teater, mis siin Riigikogus käib, ärge unustage, et te saate siia vaatama tulla. Ja te saate näha mitte ainult neid küsimusi, mida me praegu rääkisime, vaid loomulikult ka neid küsimusi, mis nende küsimustele veel kaasnevad. Nende arupärimiste juures kaasnevad veel küsimused, ka neid näeksite, kui te tulete ise kohale. Aga ma tahaksin, Paul, ühe asja veel juurde lisada. Ja kui veab, siis te juhtute nägema ka nii-öelda selle Riigikogu saadikute köögi poolt, see on ka päris huvitav, mismoodi seal viimasel hetkel võetakse rinnust nööbis kinni, et kui teeme arutame seda, siis jookstakse kuskile, siis tullakse tagasi, siis no ütleme, see on omaette tsirkus, aga no seda muidugi avalikult ei demonstreerita, aga kui veab, siis on võimalik ka sellist ja muidugi te saate Kalle juurde minna ja Kallel on toas kommi, palju head kommi on. Nii et võtke Kalle nööbis kinni ja Kalle pakub teile kommi. Muidugi ka minu juurde saate tulla. Mul kommi küll ei ole, aga ma saan näidata, mis toas. Nüüd sa teed mind kommi jonuks. Jaa, nii. Aga nüüd saame edasi minna. 15. veebruar on teisipäev. Siis on terve päev, on meil siis Riigikogu suures saalis arutelu all välispoliitika. Kohal on kutsutud meie välisminister Eva-Maria Liimets, kellega on muidugi selles mõttes Riigikogu liikmete enamus üsna rahulolematu, kuna tema poolne riigi esindatuse tugevus või jõud, või ütleme karismaatika, kus ta pooled seda kokku võtad, peetakse sedavõrd lihtsalt nõrgaks, et see on tekitanud koridoris suurt rahulolematust. Aga eks näib, tema tuleb kohale, tema räägib, me küsime, tema vastab ja mina kindlasti küsin seda sama, mis Kaja Kallas. Ja, tähendab, mulle väga meeldib see, mis sa kõik räägid, aga minu meelest on Eva-Maria Liimets üks väga kahtlane tegelane. Ja teate, mille pärast? Sellepärast, et kui ma juhtusin vaatama valitsuse pressikonverentsis, tema paremal pool rinnas oli üks niisugune väga huvitav märk, mis viitas uuele maailmakorra kehtestamisele. Nii et mind täitsa huvistab, et vähemalt ütleme, tekst on natuke ingliskeelne, natuke teistsugune. Aga mis märk see oli? No see oli niisugune märk, et soovitan vaadata järgi ja minu meelest on isegi Facebookis levinud väga laialdaselt, ütleme selle märgi ja tema rinnapildi foto. Et see on minu jaoks on küsimärk. Restart, võiks olema see global restart või midagi ala sellist. Selge, väga huvitav. Ja see on meie välisminister. Tema kandis avalikult seda. Kolmapäev. Ei ole. Kas me seda probleemi ei räägi, et välispoliitika arutelu veel, mul on üks mõte veel, mida palun, loomulikult me räägime. Rahvas peab teadma, mis on meie küsimus on selles, et seal on nii-öelda siis ettekandjaks koos Maria Liimetsaga on ka siis meie hea Riigikogu liige Reformierakonnast Marko Mihkelson, kes siis käis siin ka Moskvas käis väliskomisjoni soovil ja palvel, aga siin on kuluaarides levinud ka jutud, et ta olla kohtunud ka Vene Riigiduuma ühe juhtiva tegelasega ja ma ei tea, kas need vastavad tõele või mitte, aga väidetavalt olla olnud siin tegemist ka siis Eesti ja Venemaa piirilepingu küsimuse aruteluga. Kui räägin praegu valet juttu, siis ärge siis mind väga materdage, aga parem karta kui kahetseda. Ma arvan, et selle mehe tegevust selles osas tuleks võtta väga tõsise luubi alla. Jah, see oleks tegemist ääretult inetu asjaga. Muideks me ei tohi mitte kunagi unustada, et piirilepingu muutmisega me tegelikult sülitame oma esivanemate hinge. Me loobume ja haudadele me loobume oma riigi ja rahvale kuuluvast territooriumist.
tasuta, me muudame sisuliselt põhiseadust, ilma et selleks ette nähtud korda järgitakse. Tegemist on kapitulantliku käiguga, tegemist on stalinistliku režiimi võiduka tegevuse tunnustamisega sõna otseses mõttes. Ja sellisel juhul ma küsiksin alati pärast, kui meil peaks niisugune asi õnnestuma, mitte õnnestuma, vaid kui selleks peaks läbi minema, et siis kuidas me vaatame silma. Ei, aga ma küsin, et kuidas on see üldse võimalik sellisel kujul läbi viia? See on ju riigi reetmine. Mina ei lähekski üldse juriidilistesse analüüsidesse. Ma olen minu meelest ühe korra isegi Riigikogu saalis välja öelnud Marko Mihkelsoni kohta, see oli vist päris esimesel või teisel aastal avaliku etteheite selles osas, kus siis Marko Mihkelson antud küsimuses millegipärast oli jälle puudutas seda hella teemat. Jah, tegemist on territoriaalse tervikut, tegemist on väärikusega, nii et seda me ei saa unustada. Aga eks näib, vaatame, mis sealt siis tuleb ja mis me selle piirilepingu kohta veel kuulda me saame. Aga igal juhul rahvuskonservatiivid, EKRE mitte mingil juhul mingisuguse piiri loovutamisega või piiri äraandmisega ei ole nõus. Sa tead, Paul, et meie sükene, ütleme, jutupidamatus või otse öelda mölapidamatus on viinud sellele, et me alles lõpetame teisipäeva ja meie aeg on 5 minutit saate lõpuni. 50% läbi, siis ta on kolmapäev, neljapäev on ju. Esmaspäev, teisipäev läbi. Hea küll, siis anname minna. Kolmapäeval. Oluline see, et tegelikult me saame kiiremini minna ka seda pidi, et me võtame läbi kolmandad koputamised, või ütleme kolmandad lugemised. Ma tuletan veel kord meelde, jälle, see kordamine on tarkuse ema, emad meeldivad meile kõigile, eks ju, arusaadavalt. Ja kõige olulisem on teatud mõttes just need kolmandad lugemised, sest kolmandal lugemisel, kas seadus võetakse vastu või võeta vastu. Printsiip on ju selline, või kuidas siin läbitakse vastav kodukorra seadusele. Esimene kord me tutvume suures saalis seadusega, teine kord vaatame parandusi ja kolmas kord siis kas võtame vastu või ei võta vastu. Ja kolmapäeval on kolmandaid lugemisi meil ainult 2. Muidugi tegelikult oleme ausad, kui te siia tulete vaatama, jälle rõhutan seda, siis on ka teised lugemised väga huvitavad, sellepärast et need küsimustele vastamise voorud. See kolmas lugemine pole üldse huvitav, tegelikult see teine lugemine on see, kus käib see tõeline lahing. Tegelikult ka esimene teine lugemine, need on see tutvustamised ja parandused, see on lahingud. Aga teine lugemine on siis, kui ütleme, siis saab iga Riigikogu saadik ka minna pulti ja öelda välja oma arvamuse. Vaat sealt tuleb väga huvitavaid kõnesid alati. Ja, aga jälle teistpidi on see, et esimene teine lugemine, see võib teoreetiliselt tähendada, et see on nagu tühi vaev ja närhimine, sellepärast, et seda ei pruugita vastu võtta. Aga jah, kes seda teab? See kolmas lugemine igal juhul see, kus on asi selge, seadus võetakse vastu või ei võeta. Ja loomulikult, mis me siin ikkagi nalja teeme, me ju teame väga hästi seda parlamendi aritmeetikat, ehk siis kui on tegemist koalitsiooni eelnõudega, siis nad reeglina võetakse vastu ja kui ei ole koalitsiooni eelnõuga, siis sa võid kas või Jeesus enda sõnumit sinna tuua, keegi seda ei kuule, keegi seda ei arvesta. No aga meil on, Paul, kolmapäev, 16. veebruar ja kolmandal lugemisel on siis kõigepealt on Vabariigi Valitsuse poolt algatatud riigikaitseseaduse muutmine, see on see 417. Sellest me oleme tegelikult juba rääkinud korduvalt ja see on ju see seadus, kus räägitakse asjade sundkasutusse võtmisega või võtmise regulatsioone ja sundvõõrandamise määramise selgitamist, seda tahetakse teha paremaks, arusaadavamaks ja nende volituste jagamine selgemaks, et kui me räägime sundkasutusse võtmisega, siis see antakse Kaitseressursside Ameti käsutusse. Seal on väga palju tegelikult sellist tehnilist küsimust ja kui me oma fraktsioonis oleme seda arutanud, siis on leitud, et iseenesest see seadus on meile vajalik olukorras, kui asi meil peaks kurjaks minema, me peame olema selleks valmis, et siis see seadus nagu seda eesmärki täidab. Ja need rasked momendid, mis seal sees olid, need me saime ka läbi räägitud koalitsiooniga, nii et raskemad asjad on seal silutud, nii et ütleks niimoodi, mis see raskem asi on, et lepiti kokku, et elanikkonna toiduvarude kallal ei minda. Ja, seda igal juhul, et elementaarsed. Sest algselt oli seal eelnõu, oli valitsusel pannud sisse, et inimesed tohib ainult 7 päeva toiduvaru, siis see on üks nendest paljudest, mida siis EKRE suutis sealt välja võluda ja nõiduda, et sellist tegevust ei toimu. Ja kolmapäeval on teine on 327 see meediaseaduse ära koputamine, kolmas lugemine ja see on jälle täpselt samasugune, et siin me saavutasime koalitsiooniga piisavalt tugeva kokkuleppe, me ikkagi jaursime, möllasime seal kõvasti
ja tuleb jälle kiitus öelda Jaak Valgele, kelle aktiivse jõulise toega komisjonis me ikkagi suutsime need asjad nii rääkida, et me saame selle eelnõuga soostuda või nõustuda selle meediaseaduse eelnõuga. Nüüd, peale selle on meil 4., 5., 6., 7., 8., 9. punkti juures on teised lugemised, nagu ma ütlesin, meil on huvitav seda kindlasti vaadata, eriti need, kes tulevad siia saali juurde ja vaatavad, tulge kindlasti. Mida ma siit saan eraldi välja märkida, ma saan välja tuua ja märkida sellised eelnõud, nagu on õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmine, mis tegelikult puudutab niivõrd mitte väga suurt osa rahvast, aga peamiselt doktorante, ülikoolis õppijaid. No mis seal võib välja tuua, on see, et sellega korrastatakse neid õigussuhteid seal, kaotatakse doktorandi toetus, asendatakse see noorteaduri toetusega, luuakse täiendavad tingimusi doktoriõppe läbimise puhul või täpsustatakse neid. Ja selline eelnõu siis, teine lugemine. Paul, kas võid mulle reserveerida väga ühe olulise teate veel? Kui sa oled, ütleme, selle päevakava läbi käinud 1,5 minutit, et nii palju, kui meil seda aega praegu jagub, et mul jäi üks asi väga tähtis, Eesti rahva jaoks ülioluline asi praegu ütlema, et aga käis individuaalselt see kava praegu lõpuni. Ja, aga ma usun, et sa tahaksid siin selle asja juures öelda, mis on järgmine punkt, on 6. punktina meil 487, see on siis Vabariigi Valitsuse algatatud perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus ja siseturvalisuspoliitika fondi rakendamise seaduse eelnõu, mida siis Jürgen Ligi tutvustab. Ja põhimõtteliselt on ikka tõsise Euroliidu juraga ja mis on selle juures väga oluline, ma tahan, et ka rahvast teaks, et tegemist on sellise eelnõuga, mis tugineb puhtalt Euroopa Liidu regulatsioonidele, Euroopa Liidu ühtekuuluvuse poliitika realiseerimisele, tööhõive ja sisserände poliitikasse ja raha eest, seeglite eest Eestil on võimalik saada 3,4 miljardit rahalisi toetusi seoses sellega, et meile siit tuleb igalt poolt mingisugust võõrdajõudu, siis see on üks selline kummaline ja paha seadus, mis käsitleb nii Euroopa Liidu sisepiire kui ka ja siseränne kui ka Euroopa Liidu välispiire, nii et selline eelnõu tuleb meile arutusele teisele lugemisele. Kusjuures ma tuletan meelde, et sa oled seda ka kommenteerinud varasemates GP-des, nii et ma tahaks kommenteerida hoopis teist asja, mis on ülioluline. Nii, kas see on mitmes punkt see on? See on see asi, mida ma palusin personaalselt aega. Siis me võtame niimoodi, et 7. me veel vaatame läbi maa hindamise seaduse eelnõu teise lugemise. Seal on põhimõtteliselt see, mida tahetakse öelda, on see, et kuna maa hindamise, viimane korraline maa hindamine tehti 2001. aastal, siis nüüd on juba 20 aastat mööda läinud ja kuna selle aja jooksul on maa hind on suurenenud väidetavalt 7 korda, ma ei ole ise seda statistikat näinud, aga kuna 7 korda on suurenenud, siis on see korralise maa hindamise süsteemi vaja pisut parandada, kohendada. Ja siis meil tuleb veel eraldi väga kuum seadus. No see läheb väga kuumaks ja selle seaduse puhul on üks erisus see, ta kõlab, ma ütlen kõigepealt, kuidas ta kõlab. Ta kõlab nii, et see on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, teiste seaduse muutmise seadus, aga väga suures osas käsitleb see virtuaalvääringuid ja seal on nüüd üks siuke peen asi, et kuna virtuaalvääringute kohta on siin Riigikogus teadmisi, ei saa öelda väga palju, siis me oleme selle eelnõu tutvustamisel küll saanud aru, et siin nüüd riik püüab küll mingit kotti pähe tõmmata ja tõenäoliselt mingi sellises printsiibis, et mida vähem ametnikud saaksid teha, kõik teha hästi lihtsalt ja kinniseks ja ära blokkida kogu võimalikud arengud siin, et seda parem see just nagu meie ametnikel on. No ühesõnaga, siin läheb jalgade trampimiseks ja tõenäoliselt ka teatud laadi obstruktsiooniks, ma kujutan ette, aga eks siis näib, kui see nädal on algub, meil on fraktsiooni koosolek, eks ma arutan need võimalused seal läbi. See on siis teisipäevase päeva kohta kiiresti. Kolmapäevase päeva kohta. See oli kolmapäevase päeva kohta. Nii, ja nüüd on aeg läbi. Neljapäev, no ma ütlen nii palju lihtsalt ära, et neljapäev on üks seadus. Neljapäevas me vaatame ühte seadust, see on elektrituru seaduse ja teiste seaduse muutmise eelnõu 426 SE, kus siis on tegemist puhtalt Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisega ja ma isegi ei taha seal teema rääkida, ma lähen lihtsalt närvi ja ma ei räägi. Ja nüüd on sinu poolt lubatud mulle 1,5 minutit, vaatamata sellele on see aeg on läbi, mul see õigus antud. Esmaspäev on ülioluline päev
kõikidele inimestele, kes on ennast vaktsineerinud. Nimelt on Vabariigi Valitsus tulnud välja eelnõuga, millega siis kavatsetakse hüvitada vaktsineerimisega tekkinud kahjud. Ja tegemist on siis, teine lugemine oli vist ära ja oli võimalus esitada ka EKRE-l eelnõu selle seaduse muutmiseks ja see austav ülesanne anti siis mulle. Ja ma tegin sinna 7 või 8 muudatust. Oluline on see, et vaktsineerimise kahjud just COVID-i vaktsiinide osas tekiks nõudeõigus alates selles momendis, kui süstimist alustati, ehk siis 27. detsembril 2020. Ja muudatus oli see veel, et see periood oleks, kahjudest teatamine oleks 1 aasta, mitte nii, nagu praegu on seadusesse sisse pandud, et see on ainult mõned kuud. Ja oluliselt muutsin ka siis vaktsiinikahjude eest saadavaid summasid. Kui seal surma eest riik pakkus välja siis 100 000, siis mina leidsin, et see on 300 000 eurot on see summa, mis võiks olla. Kahtlemata, aga on see summa väike. Aga kuna aega on vähe ja ma ei saa sellest rohkem rääkida, siis hoidke mulle esmaspäeval kell 11:10 pöialt, et ma suudaksin sealt midagi läbi suruda selle seaduse muutmisega. Tegemist ei ole obstruktsiooniga, tegemist on olulise küsimusega ja olen püüdnud neid ka nii-öelda õigusloomi osas ka korrektselt väljendada. Aga kuna pall on valitsuse ja Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse käes, siis nemad on need, kes kas kiidavad heaks minu ettepanekud või lasevad põhja. Nii et teie saatus, kes te olete saanud vaktsiinikahjustusi või kelle lähedasi kaotanud, on esmaspäeval sotsiaalkomisjoni kätes. Ja loomulikult ka see sõltub sellest, kuidas ma olen suutnud need ette valmistada ja seal komisjonis kaitsta. Hoidke mulle pöialt. Jah, aitäh sulle, Kalle. Ja täna me lõpetame selle saate pisut teistmoodi ja pisut kurema tooniga. Täna olime kolleegi ära saatmine, täna saate Riigikogust ära Madis Milling.